tere! Ja olengi täna tegemas juba teist e-kursust, minu enda loodud, koostatud, läbi viidud e-kursust teile. Ja väga põnev, vaatame, mis panuseks, mis väärtuseks on kollektiivile minu visiooni tahvel versus oraaklikaardid e-kursus, selline lühi e-kursus, mis loob fookust, mis loob visiooni, mis on meditatiivne, toob sind kohale, treenib sinu intuitsiooni. Ma tänan väga, kes on mind juba usaldanud minu e-kursuste, on tellinud minu e-kursused. Ja te kõik osalete ka loosimängus, auhindade loosimises ja nagu mul siin tass ütleb, on aeg kirjutada või luua nii-öelda uus lugu oma elus. Kui sa juba seda teinud ei ole, sellepärast et 2021 aasta on lihtsalt suurepärane pinnas selleks ja aeg selleks. Aga vaatame sellise küsimuse minu enda kaartidega ja minu uute oraaklikaartidega. Mis on see väärtus, mis panustab minu seekordne e-kursus kollektiivile? Ja Reiki kursusele ma tegin sedasama. Seal sain ma vastused ja ongi hea, nüüd algavad need videovestlused, nüüd ongi hea teha inventuuri, et kas siis läks täppi see ennutlus, et mis see inimestele siis pakkus, erinevatele inimestele kindlasti erinevaid asju, me oleme oma hingekogemustes erinevates suundades ja kohtades, aga Reiki on selline universaalne olgu. Ja siin tuli see ka. Ja tuleb tõesti kinnitus ka kaartidelt, et tõepoolest pinnas on praegu selleks väga hea, et luua midagi, vaadake kui ilusad kaardid need on, et luua midagi imelist. Praegu on just hea aeg selleks, päris paljud ärkavad spirituaalselt ja kui sa oled ärganud juba spirituaalselt või oled ärkamas, siis ma ei väsi kordamast, et minu raamat Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni on suurepärane viis, kuidas manööverdada siin veevalaja ajastul ärkamise protsessis, et ta etapi kaupa suunab sind, aitab sind, annab selliseid väga lihtsaid tööriistu nii-öelda, mida sa saad kasutada. Ja kõik minu e-kursused on eelkõige selleks, et sa saaksid luua, fokusseerida iseendale, valida iseennast praegusel ajahetkel eriti ja luua sellist kas neutraalsest nullpunktist, tasakaalupunktist või sellisest kõrgvibratsioonilisest punktist. Aga tegelikult tänapäeval ongi kõrgvibratsioon, ongi neutraalsus, tasakaal. Et sa ei lase kaasa tõmmata ennast mängudesse, et kui tahetakse, siis sa näed ära, et see on see mu esisade muster, mul on teine tee, et see takistaks mind, hoiaks mind tagasi lõunanaelas, aga mul on vaja edasi liikuda minu põhjanaela suunas, minu mina ja minu tuleviku mina ja minu Dharma teekond ootab mind ja mina aitan sul nende e-kursustega siis kohandada, joondada sind selleks, sest ära unusta ka Reiki. Reiki on valge maagia, eks ju. Mina isegi kutsuks seda nagu loodusseadustega kooskõlas elamiseks ka natukene suuremalt jaolt tähendab. Aga iga valge maag peab teadma ka mustast maagiast, sest iga
sest me mitte ei tõmba enda sarnaseid, vaid me tõmbame kole tihti ka enda vastandeid. Kui me oleme nagu väga palju pühendunud iseendale, siis justkui nagu valgusmajakas või kui lamp sääskedele on ju, või inimesed sääskedele soojusvalgus sääskedele, ööliblikatele ja nii edasi, me tõmbame ka seda ligi. Ja on hea teada nendest. Ja must maagia tegelikult jaguneb ka selliseks neutraalseks, tasakaalus, konstruktiivselt oma annete jagamine ja siis selline, mis ei ole konstruktiivne jagamine, mis on teisi kahjustav. Must maagia, mis on näiteks meediumi anne, et sa aitad kellelgi mingi lahenduse paika seada, aitad surnud hingi edasi minna ja nii edasi või inimestel, elavatel ja surnutel sõnumeid edastada konstruktiivselt, mitte manipulatiivsel eesmärgil, siis tegelikult see on tasakaal, see on oma tarmad, see on tegelikult tarmatee käimine, see on iseenda tõelise olemuse aktsepteerimine ja oma tarmatee käimine. Kui see ei tee kellegile liiga, vaid toetab või annab hingerahu, siis see on tegelikult tasakaalupunktist. Et see on konstruktiivne oma annete jagamine. Kui sa aga näiteks teed spelle või sajatad või neid asju, siis see on just ka nagu reiki, sa teed. Valgustöötaja kanaldab valgust ja kui ta jagab seda maailmaga, siis ta samal ajal, see käib läbi tema ja samal ajal ta toidab ka iseennast ja teisi. Tal on juba ülevoolavalt seda nii-öelda, ta on nii puhas kanal, nii avar kanal, nii külluslik kanal, et ta valib, kellega ta jagab seda ja ta saab seda jagada ka teistega, sellepärast, et ta on. Ja kui ta seda teeb, siis ta saab tegelikult rõõmu ka sellest jagamisest ise. Küllust juurde, tänu tundega ja see toidab ka teda. Automaatselt, kui ta jagab reikit, siis ta on kanalina ka iseendale heaolu looja. Ta jagab teistele ülevoolavalt, sest ta on ise ülevoolav. Ja sellega ta loob endale tarmateed, kinnistab tarmateed ja loob endale head, teistele head ja selle, kuidas öelda, sellega ta loob head karmat, kinnistab. Ja ta eelkõige ennem täidab oma tassi. Aga mustad maagid, kes ei kasuta oma andeid, kuidas öelda, loodusseadusi järgides, teisi mitte austades, vaid isekalt manipulatiivselt, siis tegelikult ma olen tähele pannud ka neil ju, mida nad välja ütlevad või saadavad, see samamoodi nagu reiki kanali, aga nende enda vibratsioon sõnadel, mõtetel, tegudel on jõud ja see käib läbi nende. Ja nende keha tihtilugu hakkab varem nii-öelda vananema, lagunema just selle tõttu, et nad ise toidavad sellist energiat. See on nende enda valikult. Nad on võib-olla arvanud, et muud varianti ei ole või ei oska või ei tea, kuid tegelikult see töötab nende enda kahjuks, maailmas näitab seda. Et see ongi see, et kõik, mis me teeme iseendale. Ja kõik minu e-kursused tegelikult keskenduvad sellele, et me saame elada niimoodi, et kõik siin elus on nagu tavaline, rutiinne, igav, tavapärane. Või me saame märgata igapäevaseid imesid ja olla selle eest tänulik. Me saame ise luua oma elu imeliseks. Me saame ise märgata ja koostööd teha loodusega, et märgata sünkroonsusi. See on kõik meie enda kätes. Et me saame elada nii, et elu on lihtsalt tall või elu on magic. See on kõik meie endi kätes. Ja miks tulla minu sihikindlale, fookuseeritud lühi e-kursusele visioonitahvel versus oraklikaardid, ongi number 1, kukkus kaart välja, küllus.
et tulla puudusteadvusest välja küllusteadvusesse või hoida ülal küllusteadvust, juba olemasolevat küllusteadvust. Et me oleme ise oma õnne sepad. Järgmisena tuli välja partnership. Kui me võtame oma elu eest vastutuse, siis tegelikult see näitab, et meie sees on midagi küpsenud ja et meie sees on mees ja naisenergiat tasakaalus. Ja kui need on meie sees tasakaalus, siis me loomul tasa magnetiseerime ka vastava vibratsiooniga partnerid. Nagu ma siin näen, siin on väga nagu sarnased, eks ju. Sarnased ja nad vaatavad teineteise suunas ja nende ümber on õitseng, ehk nad mõlemad on võtnud vastutuse iseenda heaolu eest. Seda see kursus ka. Nad loovad ise oma elu vundamendi, nad loovad ise muutust, külluslikku muutust. Sest nad on kontaktis algallikaga. Nad ei oota seda teineteiselt nagu kaassõltlane ootab, vaid nad on kontaktis millegi enamaga, millegi suuremaga iseendast ja teist mõlemast. Ja nii on kergem kulgeda koos. Ja kui sa lood uut, siis sa aitad ka vana lahti lasta. Kui sa oled juba palju leinaprotsesse teinud ja ära jää sinna kinni, vaja on nüüd edasi liikuda ja valida uut. See kinnistab ja laseb lahti sellest leinaprotsessi ringist ja annab sulle tegelikult elujõudu juurde. Et kui sa liigud sellest nüüd veered sellest olukorrast, mis sa oled juba ära protsessinud ka edasi. Ja ütlebki activate. Activate ehk liigu edasi. Aga selleks, et liikuda edasi, on vaja ennem luua küllust, luua muutust, seada plaan paika või kuidas öelda, või treenida oma intuitsiooni nüüd paremini, et sa edaspidi teed võib-olla targemaid valikuid. Ja see kursus seda kindlasti ka soodustab. Ma näen, et siin on väga hea sooduspinnas sellele, kes on ärkamas. Ja kui sa oled ärkamas, siis sa oled valmis. Su keha, meel ja hing kõik nõuavad, et sa valid midagi uut. Et sa valid midagi täiesti teistsugust. Et sa valid iseennast, mis toidab sinu keha, meelt ja hinge. Et sa liiguksid sinna suunda. Et sa mõtleksid nii, et sa tegutseksid nii, et sa seaksid piirid ja raamid selles osas ja laseksid lahti. Et sa looksid uue plaani, et kui see ei töötanud, siis kuidas ma saaksin nüüd. Sest muidu, kui sa seda ei tee, siis sa jääd ikkagi kinni vanasse. Sa lood seda pinnast uuesti. Ja see kursus tegelikult soodustab edasi liikuma sellest. Ja ta soodustab tegelikult väga hästi ka sinu intuitsiooni, kuidas öelda, treeningut. Et kui sa nüüd ärkad spirituaalselt, arvatavasti sul niikuinii intuitsioon on ärganud unest ja sa tunned, et ennem vanaviisi ei saa. Globaalselt ma arvan, et inimesed tunnevad nii. Ja nad tahavad midagi uut, aga nad ei tea veel, mis see uus on. Seda enam on sul vaja treenida oma intuitsiooni ja seda see kursus teeb. Et ta jooksvalt loob, parandab, täiendab, tulles hästi iseendasse, oma enda meisterlikkusesse. Ehk siis mees-naisenergiate tasakaalu. Sest mees- ja naisenergiate koostöös täituvad kõik eesmärgid. Ja see tähendab seda, et enne kui sa tegutsema asud, on sul vaja luua plaan, visioonitahvel. Oraklikaardid aitavad sul teha koostööd ka kõrgemate jõududega. Seda see ka treenib. Ja aitavad sul mitte ennustada endale, vaid fokusseerida meditatiivses olekus enda vajadustele.
ja eluilule või eluloomele, inspiratsioonile aitavad sul fokusseerida. Nii. Olgu, ja ma juba näen, mis siin tahab mulle rääkida. Väga tähtis on, kui sa tead sellist raamatut nagu Loving What Is, et sa tuled selle eesmärk, kõikide minu e-kursuste eesmärk on tulla võimalikult iseendasse, aktsepteerida ennast ja teisi nii nagu on. Ja mitte unustada ka oma sisemist last, rõõmu ja mängu. Ja looma elu täis rõõmu, naudingut. Et sa oled tugev. Tuleb ka välja seda, et siin su spirituaalne ärkamine näitab seda, on tulnud sellest, et sul on olnud hülgamise või mahajätmise sisemise lapse haav. Aga sa ei pea sinna kinni jääma. Teejuhid tahavad öelda seda, et sul on ka sisemine vaba laps, kes on võimeline liigutama mägesid, kui ta taps into this aspekt. Mõnel on vaja teha ka ühisväljatööd, sest ta on väga sinna kinni jäänud, ehk siis tal on leinaprotsessi kinni jäänud. Leinaprotsessist vabanemiseks on mul väga hea raamat nagu Uno Pokkefeles. Kui sa ei ole lugeja või sa ei ole seda lugenud, siis on võimalik ka individuaalsena seda leinaprotsesse siis etappidena koos minuga läbida. Ütleb ka, et ma loon enesele uue turvalise tuleviku. Minu heaolu pole võimalik takistada, et siin tuleb ka aktiveerise toetus, abistamine, teenimine, koostöö, eneseareng, vaimukas ja ära unusta ka rõõmu, huumorit, naudingut, kergust, aga samas võta tõsiselt oma elu ohjad enda kätte, liigu julgelt tundmatusse, aga aktiveerides oma sisetunde, oma intuitsiooni, sellepärast see kursus on väga oluline. Ära unusta ka tänutunnet tunda igapäevaselt, see hoiab ka sind fookuses, et aga mis on hästi hetkel. Värviteraapia, uus vaatenurk, teadvuse muutus. Just, et sinu teadvus on muutunud ja muutumas. Elu on sind äratanud ja ütlebki, usaldan elu jõuvoolu, kaugreiki, 5. element, hinge essents. Oi, kui tore. Tänutunne tuleb 2 korral, tule hästi kohale, et luua selles punktis tänutundega, mis olemasolevast. On see siis sisemine ressurss või välimine ressurss, sellest olemasolevast loo midagi. Ja visioonitahvel versus oraklikaardid, see ongi see, et leia endale omane viis. Võib ka mõlemad kasutada, võib neid omavahel ühendada ja seda ma räägingi iga kursusel, kuidas seda nagu enda elu ohjad enda kätte võtta. Ja on okei, kui sa teed seal ka muutusi, midagi ei ole kivisse raiutud. Praegusel ajal on muutuste ajastu. Ja veevõla ajastu hõnguline lugemine tuli sellepärast, et vaba sisemine laps on veevõla ajastu nii-öelda intuitsiooni võti, meie isiklik sisemine vaba laps. Aga mitte selline, kes tormab pea eest tulle, vaid ta mõtleb läbi plaani, ehk siis tal on täheperekond paigas. Ema, isa, mees, naine ja laps, vaba laps. See on siis päike, kuu ja täht. Kui võtta tarokaardid siin, eks ju, sümboolselt, mis on ka tegelikult oraklikaartides esindatud väga tihti. Et oraklikaardid justkui nagu, sa saad parema ühenduse oma täheperekonnaga. See on, mis on minu kogemus olnud. Ja
mul on erinevad punktid, mis ma sealt siis võtan seal lühikursusel ja täna ma sellega alustan. Võib muidugi ka kõiki minu e-kursuseid läbi kogeda. Ma usun, et see aitab sul üleminekuprotsessis väga kenasti nagu rööbastesse saada või niimoodi ühesõnaga rajale saada, jah. Mis praegu veebelaestus toimub, see aitab sind väga suuresti, et sina ise saad endal olla väga heaks panuseks, et meid on õpetatud olema nagu väljapoole elama, aga on hea, kui välimine ja sisemine oleks kooskõlas, et see on ka tuntav, kui inimesel see on. Ja teeme nii, et siin ütles küll, mis panuseks see kursus ja minu kursused üldiselt on. Kui see sind kõnetas, siis tore. Ja tule kursusele.